Koolituse valimisel tuleb mõelda eesmärkidele. Mida sa tahad koolitusega saavutada, mida sa tahad juurde õppida? Kas sind huvitab enda konkurentsivõime tõstmine tööturul? Kas sul on vajadus oma oskusi ja teadmisi tõendada kutse- või pädevustunnistuse saamisega? Või vajad hoopiski kindlat sertifikaati või litsentsi? Või on su eesmärgiks hoopiski suurem muutus elus ja uue ameti selgeks õppimine? Kui lähtud koolituse valimisel ainult sõbra soovitusest, avastad peagi, et igaühe ootused koolitusele on erinevad. Võid pettuda ja mõista, et see koolitus polnudki sinu jaoks. Tegelikult on koolituse valimisel erinevaid variante üsna palju. Seega tasub valik teha hoolikalt ja teadlikult, et võiksid tulemusega hiljem rahul olla. Aga kuidas üldse leida koolitusi? Kõige lihtsam on seda teha otsingumootoreid kasutades ja reklaame jälgides. Aga kuidas ma valin nende seast just endale sobiva? Et saada koolitusest põhjalikum ülevaade, tuleks tutvuda õppekavaga, kust saad infot koolituse sisu, mahu ja õppemeetodite kohta. Samuti leiad sealt informatsiooni ka koolituselt saadavate tulemuste osas. Enne valiku tegemist veendu, kas sinu õppima asumise eesmärgid kattuvad ka koolituse eesmärkidega. Vaata, kas koolitusel osalemiseks on seatud eeltingimusi, näiteks keele- või arvutioskustase või hoopiski mõni muu tingimus. Uuri kodulehelt ja õppekavast, milline on koolitaja erialane ettevalmistus ja kogemus. Milline on tema kogemus koolitajana ja kuidas teda teised hindavad? Kui sulle tundub, et koolitus on liiga lühike või vastupidi liiga pikk, siis uuri koolitajalt, miks on koolitusel selline maht. Lisaks võid küsida erialaliidult, kas sellise mahuga on võimalik vajalikud oskused või teadmised omandada. Julge suhelda koolituse pakkujaga. Ta hea meelega selgitab koolituse tausta täiendavalt ja vastab sinu küsimustele. Mõtle ka sellele, et mis võib sind koolitusel osalemisel takistada. Kas võib selleks olla koolituse asukoht, transpordiprobleemid, aja leidmine pere kõrvalt? Kas sul on piisavalt aega ja töövahendeid, et ka iseseisvalt tööd teha? Kui koolituse eesmärk on omandada tööalane oskus, siis uuri, mida saad koolitusel ise praktiliselt läbi teha. Vaata õppekavast, kui suur on praktilise töö osakaal ja milliseid meetodeid õppimiseks kasutatakse. Kas sulle sobivad koolituse grupi suurus, päevakava, koolituse ajad, kestvus, asukoht ja ka hind? Lisaks lihtsale hinnavõrdlusele ka võrdle erinevate koolitusasutuste pakutavate koolituste sisu ja õppemahtu. Uuri välja, millistes ruumides koolitus toimub, kas kogu vajalik varustus ja vahendid on tagatud koolitaja poolt või peavad mingid vahendid endal olema. Milline on praktika tegemise võimalus? Uuri kindlasti enne koolitusele registreerimist, kuidas toimub tasumine. Ma ei saa aru, mis maksevahendite siin üldse kasutad. Mis asi see krüpto üldse on? Oodake, te saite valesti aru, meil on kõik maksevõimalused tegelikult olemas. Ära unusta ka välja selgitada, kas sellel koolitusel osaledes on sul võimalus saada tulumaksu tagastust ja õppepuhkust. Koolituse käigus tasub jälgida, kas koolitaja loob õhkkonna, mis toetab sinu õppimist grupis. Koolitaja võib kasutada õppimise toetamiseks erinevaid võimalusi. Näiteks soodustab õppijate omavahelist suhtlemist, arvamuste ja kogemuste vahetamist ning kasutab erinevaid meetodeid ja annab tagasisidet sinu õppimise tulemuste kohta. Koolitusel olles jälgi, kas koolitaja peab õppekavast kinni. Kui koolituse käigus tehakse muudatusi, siis peavad need olema kokku lepitud koolitusel osalejatega või rahastajaga. Koolituse lõpus hinda, kas said vajalikud oskused ja kuidas sa neid edaspidi kasutad. Kasuta kindlasti võimalust anda koolitajale ka sisulist tagasisidet. Peale koolitust mõtle, kas sa said lubatud tunnistuse või tõendi. Tõend näitab, et oled koolitusel osalenud. Kui sinu teadmisi ja oskusi on koolitaja hinnanud, siis väljastatakse sulle tunnistus. Hoia tõendeid ja tunnistusi kindlas kohas, et saaksid neid esitleda näiteks tööle kandideerimisel või kutse taotlemisel. Põhjalik eeltöö annab parema tulemuse koolitusel. Julge suhelda koolitaja ja korraldajaga igas koolituse etapis, kui sul on küsimusi, kahtlusi või miski tundub just sulle ebasobiv. Naudi õppimist ja märka oma arengut.